Aastal 2015 sai rahvusvaheline noortekoda 100-aastaseks. On aasta 2016 ja JCI Toompea saab 25. Ehk siis Eesti mõistes oleme päris vana koda, küll mitte esimene asustajaid, aga sellegi poolest on meil väga pikk ajalugu. Ja minu nimi on Elmo Puidet, olen Toompea koja president aastal 2002 ja teen intervjuu meie koja asutanud presidentidega Urmas Karilet aastast 1991, Jaan Paever aasta 1992 president ja Egert Daniel aasta 1993 president. Hakkame peale hästi lihtsa asjaga. Igaüks ütleb, millega ta praegu tegeleb. Urmas. Mina olen Käsmu koguduse õpetaja. Okei, see kõlab nii ägedalt. Ikka töötad inimestega edasi järelikult. Ja. Jaan. Mina olen Büroo Veritase juhtaudiitor. Mida teeb juhtaudiitor? Juhtaudiitor auditeerib, juhtimissüsteeme. Nende vastavus siis rahvusvahelise standardi nõuetele. Okei, et see tegelikult ka ikkagi kvaliteetne süsteem on? Jah, süsteem kvaliteetne ja töötan inimestega. Okei. Egert, millega sina tegeled? Mina olen veevarustuse kanalisatsiooni insener. See kõlab nagu midagi et sa tead midagi väga hästi. Väga vapustavalt, ja. On ka niisuguseid dinosaurused jäänud, kes selle ametiga tegelevad edasi. Inseneri amet tõuseb ohusisse tohutu hooga praegusel hetkel, et see on täiesti selgelt väga hea amet. Siis ma olen õigel lainel. Teie kolm olete süüdi, et Toompea koda olemas on ja sellepärast ma tahan täna rääkida teiega päris palju sellest, et kuidas see kõik alguse sai. Et Urmas, kas sa räägid natukene, et kuidas sai Toompea koda alguse? Ja räägin hea meelega. Toompea koda sai alguse Riigikantselei juhtide reservikursusest. Oli üks seltskond nooremapoolseid inimesi, kes koguti kokku Eesti Vabariigi algusaastatel, et nendest koolitada kaadrit vast sündinud Eesti Vabariigile avalikku sektorisse peamiselt. Ja 2 aastat see koolituskursus kestis ja selle kursuse lõpus see seltskond leidis, et see on nii tore on koos käia, et tahaks kuidagi jätkata seda. Kool saab läbi, aga et mis oleks see vorm, kuidas me edasi jätkaksime. Ja meil oli 3 inimest sellel kursusel, kes olid Tartu ja Tallinna noortekoja liikmed. Ja see oli üks võimalikke alternatiive. Mina olin ka üks nendest, mina olin Tartu koja liige, olnud siis juba 2 aastat ja pakkusin välja, et teeme ühe noortekoja ja jätkame kooskäimist noortekoja egiidil. Meil oli asutamise koosolek aastal 1991 mais ja siis oli meil oli ka lausa valimised ja konkurss ja oli väga tihe rebimine ja Olavi Tammemäe oli mul vastaskandidaat ja kaotas 1 häälega. Et oleks võib-olla ka ajalugu võinud teistmoodi. Olavi oli pärast hiljem president siiski, et ta sai oma teod tehtud, eks? Sai. Väga hea. Kui palju oli inimesi alguses? Neid oli veidikene peale 30. Päris oli suur see asutaja liikmete arv. Need päris mitte kõik 100% sellest kursusest ei liitunud. Üksikud jäid välja, aga need oli päris suur ja see oli nii-öelda lendstart Toompea noortekojale. Et see oli, koda sai tänu sellele seltskonnale, kes oli nii hästi koolitatud, leidis omale koheselt väärilise koha Eesti teiste noortekodade hulgas, keda oli siis 3-4 tükki selleks ajaks olemas juba olnud. Väga huvitav. Jaan, kas sinu aastal tuli inimesi juurde või jätkasite sama seltskonnaga? Ei tulnud juurde. Isegi mõni võib-olla läks ära. Siis me lihtsalt rõõmuga tegime kõike seda, mis meile pähe tuli, me viisime kõik oma ideed ellu ja tänu sellele siis me saime päris kiiresti sellise juhtpositsiooni seal, võib-olla Eesti teiste noortekodade seas ka. Okay. Et selle väljendis oligi see, et Urmas valiti kohe õige pea Eesti presidendiks, Eesti koja presidendiks, jah. Väga vahva. Eger, kas sinu aastal hakkasid inimesi juurde tulema või olid ikka veel ka samad? Ma arvan, et see oli enam-vähem sama staat või samasugune hulk inimesi, aga ma tahaks natuke ikkagi oponeerida sellele loomisele, et tegelikult oli ka teisi variante, kuidas nagu edasi toimida. Üks variant oli, kui te mäletate, oli ka see, et teha oma partei
oli ja see oli ka tõsiselt niimoodi, aga millegipärast meil oli ka teisi väga niisuguseid poliitilise andega inimesi, eks ole. Ja see initsiatiiv midagi nagu hääletati maha, et jäi siis nagu selle noortekoja peale, aga jah, nagu Urmas ütles, et maailm oleks olnud hoopis teistsugune, kui me oleks oma parteid tol ajal teinud. Jah. Mis sinu aastal huvitavaid asju juhtus? Me alustasime sellega, millega teised noortekojadki tegelesid. Samal ajal olid mitmeid juhtimiskoolitusi, leidis aset noortekoja senaatorite ja kogenud koolitajate juhtimisel ja eestvedamisel hakkasime otsima omale sõpruskodasid, käisime teiste kodadega läbi, harjusime olema koos kui üks noortekoda. See oli üks meie jaoks uus olukord kõikidele ja siis me õppisime seda, kuidas see välja näeb. Ja see tuli meil päris hästi välja, sest nagu Jaan ütles, et pool aastat pärast seda, kui Toompea noortekoda oli asutatud, oli Eesti koja konverents ja me esitasime omale kandidaadiks asepresidendi. Mõtlesime, et esimese asepresidendi kohale esitasime Ants Kivisel ja mõtlesime, et see on tubli koht, aga selle konverentsi ajal tulid minu juurde Tartu koja liikmed ja ütlesid, et kandideeri presidendiks. Küsisin Antsu käest, et kuule ja teiste käest, et kas me võtaksime nagu siis mõlemad kohad ette ja leppisime ühiselt kokku, et teeme ära ja niimoodi juhtuski, et koda, mis oli alles pool aastat vana olnud, teised kojad usaldasid vanemad kojad ja valisid nii rahvuspresidendi kui ka esimese asepresidendi Toompea kojast. Väga uhke. Ja sealt maalt sai alguse siuke huvitav, võib-olla ka traditsioon, et Toompea kojast on Eesti koja president alati kaks tükki järjest. Teie olite Antsuga, me olime Jüriga, pärast olime 2 tükki järjest. Kusagilt mujast kodadest ei ole niimoodi olnud. Okei. Mainisid sõpruskodasid, kelle me saime 91. Jaa. Pool aastat pärast Toompea noortekoja asutamist oli maailmakongress, CSI maailmakongress Helsingis. Ja kuna oli nii ligi minna, siis ja mul teatud mõttes oli ka kohustus valitud rahvuspresidendina seal osaleda, siis seal selle konverentsi käigus me sõlmisime esimese twinning lepingu. Seal oli selline twinning lepingute allakirjutamise tseremoonia maailma presidendi juuresolekul, rahvusvaheline, paljud erinevate riikide kojad tulid sinna kokku ja mina olin Toompea koja poolt allakirjutamas sõpruslepingut Stockholmi noortekojaga. Ja samal maailmakongressil Helsingis 91 tulid minu juurde ka Kotka noored ja noortekoja liikmed ja leppisime nendega kokku, et asutame hiljem ka Kotkaga twinning lepingu ja niimoodi ka läks. Selles mõttes lahe, et need mõlemad kojad on meie twinning kojad ka praegu. Ja me käime päris tihti läbi. Et loodetavasti me näeme siis oma sõpru Kotkast ja Stockholmist ka oma sünnipäeval. Absoluutselt. Mis sinu aastal huvitavat juhtus? Tead, see oli justkui eile, aga ma ei mäleta enam kõiki asja. Et meil oli, kuna see punt oli nii kõva, et meie see tiim, kellega me olime kokku kasvanud ja ideid genereeriti nii palju, siis meil kogu aeg midagi sündis. Ja võib-olla isegi raske on öelda, et mis oli, aga kui nüüd twinningutest rääkida, siis minu meelest minu ajal oli see Horstebro kojaga kokkusaamine ja ma ei tea, kas meie ajal juba kirjutasime või oli juba sinu ajal kirjutati see sõprusleping alla, twinningkoja leping, aga siis olid mitmed üritused koos selle Kotka kojaga, tulevad meelde. Ja siis midagi, mis me enda jaoks tegime, näiteks esimese ajalehe me tegime ise, mis me suure printeri peal seal paljundasime, kirjutasime artiklid ja panime pilte ja see siis Toompea koja leht või Eesti koja leht? Ei, see oli Toompea koja leht, aga sellest kasvas välja minu meelest pärast üks korralik Eesti koja leht, et meil nagu sai rammu otsa. Ja midagi veel siis, see korvpalliturniir, mis sai nagu käima pandud selle pärast, et me olime spordihuvilised ka. Ja ma usun, et kui natuke nuputaks, siis tuleks võib-olla Egertil tuleb meil meelde, millega me kõik tegelesime. Mäletan, et esimene kevadpidu oli näiteks Toompea koja. Tavaliselt oli niimoodi, et noortekojad olid sügisel olid üritused, aga me tegime Toompea koja kevadpeo ja see oli kusagil seal üleval
Tabasalus või kuidas seda või Rannamõisa vist on see koha nimi üleval seal ühes restoranis, et see oli näiteks selline huvitav asi, mida ennem ei tehtud ja mulle tundub, palju oli. Me ei saanud rahus olla. Andsite Eesti Kojale tegevust? Mitte ainult Eestile ja endale ja neil teistele ka. Kotkale ka, eks. Egert, mis sinu ajal huvitavat oli? Ja ega ma niimoodi ei oska täpselt öelda, et mis seal nagu sellist erinevat oli, nagu Jaan tegi, aga ma mäletan seda, et väga eredalt on meeles, et kõik olid nagu tegijad inimesed selles kojas ja kõik tahtsid nagu loomulikult nii iseennast kui ka riiki edasi arendada ja ega keegi ei tahtnud nagu, ei olnud ka aega nii palju tegeleda nüüd just selle organiseerimise tööga kui sellise, aga kuna nagu Urmas ütles õieti, et kõik olid nii-öelda nagu koolituse läbinud, et piisas nagu väikse sõnumi saatmisest ja tol aeg internetti ei olnud veel, eks ole, tuleb ikka mõelda natuke tagasi, eks ole, et kuidas seda teavitad kõiki, siis käisid faksi ja telefonide teel, eks ole, loomulikult Jaan oli see kõige suurem organisaator nende puhkudel ja oli huvitav jah, nii nagu Jaan ütles, aga nüüd kõike kokku lugeda, ega mulle ei tule meelde see enda valitsemisaja jooksul. Kas sinu ajal käidi Taanil Kojal külas ka või sellel Holsterga? See on nagu see, mis jäib nagu hinge, et üks suurem vastuvõtt korraldati Eestimaal ja siis me läksime sinna külla. Ma mäletan siiamaani, kuidas me käisime, nüüd ilmselt võib rääkida, see ei kuulu nagu karistamise alla, kuidas me käisime kütust müümas salaja, eks ole, et saada siis selle sõiduks raha. See jäi küll meelde nüüd, kui tagasi. Ma õnneks ei tea sellest midagi. Jah, ilmselt oli mina siis selle eest vastutav, et see patt on hinge peal, et sai niisugust tükki tehtud, aga saime raha kokku ja saime ühe punase auto veel kütusefirmas, mille nime ilmselt reklaami mõttes ei tohi nimetada. Ja siis meil oli üks suur uhke auto ja siis oli Jaani buss, mis oli väga väike. Buss oli vist palju öelda juba, jah. Aga kuhu mahtus ära määramatu hulk inimesi. Bussiks oli pisikene Suzuki, mis võib-olla olete näinud neid kõige väiksemad Suzukisid, mis üldse oli. Ja me tänu jälle ühele heale kojalasele, kodalasele, et me ehitasime teda ringi, panime talle lisaistmed sisse ja siis meil oli 4 täiskasvanut istus bussis ja 2 last, et me tegime selle väikse bussiga 6 inimese reisi sinna Taani ära. Ja siis nemad sõitsid teise autoga, kokku oli meid 5 ja 6, oli 11 kokku. Käisime Taanis külas, aga enne seda kutsusime taanlased siia ja tänu Võru tüdrukutele, kes olid sealt kandist, tegime sellise tõsise Lõuna-Eesti ekskursiooni. Siis me tegime mingi laada, kus me müüsime suveniire ja Eesti asju neile ja muidugi nad annetasid meile ikka raha ka, sest kapitali teadupärast ei olnud meil, et nad sellest kütuserahast ja kõigest. Ehk me pidime mitu projekti välja mõtlema selleks, et natuke raha saada, sest see ei olnud üldse oda, see Taani sõit. No, kindlasti, aga üks vahva sõit oli läbi Rootsi ja ta siis pärast tagasi kõik see. Kas välissuhtlus oli nagu Noortekoja juures teie jaoks üldse üks olulisi põhjusi, miks Noortekojana alustada? Ma arvan, et see välismaa teema oli tol aeg ju väga tähtis teema, eks ole, välismaale minna ja saada ja ma mäletan, et paljud inimesed meist ei saanudki tulla, sest neil ei olnud passi, eks ole, välispass oli tol aeg vajalik veel. Et see oli nagu teema ja ma arvan, et see oli ka üks stimulaator, sellepärast, et meil oli vaja väga palju õppida, ega tegelikult ju need kursused olid küll head, aga seda nii-öelda täiskogemust, eks ole, mis tegelikult maailmas toimub, ei olnud ja selle Taani koja me leidsime ka sisuliselt väliskontaktide kaudu. Meie ettevõtte tol aeg, eks ole, tegeles seal ja niimoodi see asi käiski kõik. Okei. Kas teie ajal ka käidi kojaga kuskil väliskonverentsil ka või? Käidi kindlasti, aga ma ka mõtlen praegu, et mina vist ma olin soomlastega, käisin küll Soome selle piirkondlikul konverentsil ja kokku saanud tänu Kotka kojale. Ja see oli ka teisipidi naljakas või huvitav, et me läksime siit suure bussiga läbi Peterburi ja Viiburi, nii et me panime mingi seltskonna. Bussiga Soome? No jaa, sest kõik oli kallis ja otsisime kõige odavamaid võimalusi.
leidsime siis endale kaasreisijaid ja läksime siis läbi Viiburi ja seal, kuna Kotka on seal kõige ligemal, siis sealt kaudu oli nagu tundus, et oli kõige mõistlikum ja no tegelikult oli kõige odavam variant. Võtsime küll Rakverest ja Tartust inimesi kaasa ja tegime natuke suurem pundi ja läksime sinna piirkonna konverentsile. Lisan veel juurde, et 92. aastal läks Tartust 2 Ikarus bussi Genfi noortekoja eurokonverentsile. Mina olin üks selle bussiga sõitjatest ja me ööbisime samas bussis seal ja ka konverentsi ajal me ööbisime seal nendes bussides. Olite konverentsi maja ees bussis? Ja parklas ja tagasi samamoodi. See oli üks näide, kuidas tookord liiguti ja 90 see oli 2 bussitäit noortekodalasi oma peredega. 2 oli siis vaata, et 100 inimest kokku. Ja teine oli samal 92. aastal, jaani aastal käisin JCI maailmakongressil Miamis. Oli 500 aastat sai Ameerika avastamisest ja läksime Ameerikat avastama üsna suure seltskonnaga. Ja seal üks Eesti koja projekt võitis jalgratta, see oli mingi joonistusprojekt ja Olev Allik sai ülesande see jalgratas siis lennukiga tagasi tuua Eestisse. Mul tuli meelde selle, nagu sa juba Olevit mainisid, et Oleviga seoses tuli meelde, et me käisime küll Euroopa konverentsil ka Taanis, aga ma aastat ei mäletan, siin on, kõik oli justkui alla ja läksime ka bussiga. Et olgu, nagu me kutsusime, tema teadis, et see on kõige mõistlikum ja kõige parem viis. Saime kusagilt Tartust bussi, pooled inimesed, kes pidid meiega tulema bussiga, läksid ikkagi lennukiga ja sõitsime selle bussiga sinna ja tagasi ja mäletan, et ka oli esialgu pidime ääre pealt bussis ööbima. Meil olid isegi seal mingid magamiskohad ja kõik, aga õnneks olid juba teised kodalased kusagil hotellides laiali, nii et hoidsime kokku ja kõik said ikka hotellides kusagil ära ennast paigutatud ja ausalt oli ega seal suurt magamist ei olnud, sest see eurokonverents on ikka hoopis teine tempo. Tundub, et Toomemäe kojaga, kellega meil praegu on hästi soojad suhted ja oleme vastastikku toetavad kojad. Et olid juba soojad suhted siis üsna meie algusaegadest saadik. Eks? Siis ta ei olnud veel Toompea kojas. Toomemäe kojas. Nemad sündisid hiljem. Ja, see oli Tartu koda. Mina olin Tartu koja liige ja Enn Valgus oli Tartu koja liige. Jäi ka pärast Toompea koja asutamist jäi Tartu koja liikmeks. Okay. Väga hea. Korvpalliturniir, on Toompea koja alustatud, me kinkisime selle nii-öelda Eesti kojale, see käib siia maale. Kas Toompea koda on kunagi võitnud ka seda? 2 esimest aastat võitsime, aga seal oligi niimoodi, et me leppisime kokku, et võitja teeb järgmise turniiri. Ja 3. aastal me loobusime, sellepärast, et 2 aastat jutti teha oli natuke, tundus, et hakkas üle jõu käima ja siis tahtsime, et teised ka teeksid. Et me lihtsalt ütlesimegi, et nüüd hakkab ringi käima, et enam ei olnud ühe inimese oma. Ja praegu käib väga hästi ringi. Jah, ma usun ka. Ja... Veel selline küsimus, et olete kõik koja presidendid olnud, et mis te sellest kojast saamisest ja presidendi aastast ise tunnete, et mis te saite sellest? Urmas. Hea juhtimiskogemuse. 30 inimest, eks ole. Väga hea juhtimiskogemus, organisatsiooni juhtimine, et see oli ka aluseks hilisematele ametitele erinevates juhirollides, erinevates organisatsioonides. Palju kontakte, palju oli võimalik õppida nii sellest tööst, Eesti kodadest, teistest kodadest, mujalt maailmast, et see oli väga hea kogemus. Okay. Aitäh, Jaan. Ma mõtlen, et Urmase sõnadele ongi raske midagi lisada, sest mul oleks samad mõtted olnud, et see kogemus, muidugi sel ajal oli ka see, et esimene võimalus natuke kaugemale näha Eestist. Eks ma mõned korrad võib-olla nii saanud kusagil ka käia juba, aga just see, et selline oma vanustega ja erinevaid maid näha, erinevaid teistmoodi hoopis näha teda just selle sõnas mõttes selle business poole pealt. Et see oli selline uhke kogemus ja muidugi see tiimitöö. See andis väga hea sellise, et sul peab olema hea meeskond ja ka see meeskonna juhtimine, et see kogemus oli ka väga hea. Aitäh, Egert!
No mis mul enam lisada siis, eks kõik on välja öeldud. Ei, üks asi jäi mulle just sellest presidendiks olemisest ikkagi meelde ja ka õpetus kui selline, et iga asja tuleb teha ikkagi südamega korrektselt. Et isegi kui sul on selline presidendi amet, eks, siis sa pead sellesse suhtuma nagu president ja ma mäletan, et siis ma enne Toomas Hendrik Ilvest panin ikkagi kikilipsu ette. Õige. Ma arvan, et ma võiks esimesena pretendeerida kikilipsu kandmise. Kui me vaatame Toompea koja asutamise pilte, siis sellel asutamise päeval oli Jaanil kikilips ees. Ai, anna andeks, Jaan. Anna andeks. Aga ega ma vist muidu poleks. Ma olin järgmine kandidaat, nagu ma arvasin, kuigi täitsa jõusega kukkus välja, sest see valimine, nagu näed, et kuna Ants, kes oli tegelikult justkui pidi minema järgmiseks Toompea koja presidendiks, valiti Eesti kohta ära ja Urmas läks ka ära, siis oligi tühi koht ja siis kuidagi suruti sinna. Kas Ants jõudis Toompea koja president ka olla? Jaa. Hiljem. Ta tuli tagasi pärast. Ei kadunud ära, eks ole. Väga hea. Lõpu küsimus selline, et tulevastele Toompea koja presidentidele, et üks soovitus. Egert, alustame sinust. Ma jään ikkagi enda juurde, et tuleb teha kõike südamega. Kui teed, siis tee. Ära mängi tegemist. Tee. Väga hea. Aitäh sulle. Jah, mina selle Egerti, selle kohustuse vastutustunde juurde lisaksin veel, et tee endale hea meeskond. Kogu endale meeskond. Kellega koos teha? Jah. Suurepärane, aitäh sulle. Urmas. Seda, mida kunagi koja presidentide värbamisel ei hoiatata ühtegi presidenti kunagi sellest, et kui tulevad ümmargused juubelid kodadel, et siis peavad presidendid meenutama oma presidendi aastat. Et selleks peaks juba valmis olema siis presidendi aastal, selle peale mõtlema ja koguma materjali ja meenutama, et oleks hiljem midagi rääkida. Et oleks uhke midagi rääkida. Jah. See on väga hea soovitus. Ma tean päris palju kodasid, kus see pärand antakse presidendile kastiga ühest pagasnikust tõstetakse teise, siis kui presidendi aasta vahetub. Ja siis kui jälle vahetub, see antakse järgmisele pagasnikus. Meil oli algul sama asi. Oli? Jah. Anti edasi ja leidsime koha, kus teda hoida, aga ma ei tea, mis sellest arhiivist sai pärast. Arhiiv on praegu täitsa olemas, sellega on tegeletud. Ants Sild aitas meid nagu ruumiga mingi aeg ja siis me otsime PCS-is seda tükk aega, oma esialgset seda arhiivi. Väga vahva. Aitäh teile. Kokkuvõtteks tänastest intervjuudest siis jäi mulle kõlama, et Toompea koda kohe esimese 3 aastaga suutis anda Eesti kojale 2 presidenti. Me alustasime sisuliselt Eesti koja ajalehega, mis tänaseks on ilmselt elektrooniliseks küll muutunud, aga on endiselt alles. Me andsime Eesti kojale korvpalliturniiri, mis käib jõudsalt edasi ja nagu selgus, me õnneks ka võitsime paar korda alguses, et seda pole ammu enam juhtunud. Ja soovitused siis tulevastele Toompea koja presidentile, et tehke südamega, koguge meeskond, kellega hea asju teha koos. Ja peale selle siis alustage oma arhiivi, oma materjalide kogumist, et hiljem teha häid kokkuvõtteid. Aitäh teile täna!